Tervist! Mina olen Marko Lauer ja minu äriplaan on avada Pärnus Volkswageni Audi keskus, mis siis peaks teenindama Volkswagen Audi grupi sõidukeid. Sinna kuuluvad siis Audi, Volkswagen, Seat ja Škoda. Ja minu kliendid, üldine sihtgrupp peaks olema siis keskmisest jõukam auto kasutaja omanik ja jääma siis esinduse ja pisema töökoja kuskile vahele. Mis on siis üldine selline nägemus ja visioon? On see, et pakkuda margi esindusega võrdväärset teenindust ja ütleme siis kvaliteeti. Asukoht on sealjuures määrav, mis on Pärnu üks parimaid tööstuspiirkondi, üsna keskuse lähedal või keskuses tegelikult sees. Ja mis on oluline, on pakkuda kliendile rohkem kui toodata oskab, pakkuda talle personaalset lähenemist, lahendust tema probleemidele ja veel kord, miks pöördutakse autoremondi töökotta, on see, et saada lahendada oma probleem sõidukiga. Ja Pärnus on täna olukord selline, et diagnostikakeskuse või diagnostika sildi all on mitmeid garaaže, kuid klient kipub käima ühest garaažist teise ja tihtipeale lõpuks jõuab paratamatult esindusse, et probleemi lahendada. Mina ise siis olen selle keskuse aktiivne juhataja. Olen hariduselt elektroonik. 2008. aastal juba tegelikult sellega alustasin, avasin oma garaaži, tegutsesin ligi 3 aastat. Selles valdkonnas olen hobikorras juba tegelenud tegelikult kokku 7 aastat, ettevõtjana kokku 5, väga aktiivselt siis 3, alates 2008. Ettevõtte lõin EAS-i toetusega ja just see sai nagu initsiaatoriks, miks ettevõtjaks hakkasin. Pean tunnistama, et täna palgatööline enam olla tegelikult ei soovi ja see mõte on peas tiksunud kogu aeg, et selle asjaga uuesti alustada või tegelikult jätkata siis selle auto elektritööde ja diagnostika valdkonnas. Hetkel pakun läbi sama ettevõtte teenust ühele metallitööde firmale, kus on ligi 40 töötajat. Mina pakun sinna projekti juhtimise teenust ja siis juhin seal välisriikides 15-mehelist meeskonda, kellega siis tehakse alltöövõtte. Nüüd uuesti äriplaanist konkurentideks. Pärnus on 3 margiesindust. Audi on neist eraldi, Volkswagen, Škoda ühine esindus ja Seat on 3. esinduseks. Esmapilgul tundub, et kuidas konkurendid on nagu seinast seina, et suured aktsiaseltsid, margiesindused, teises otsas on keegi FIE ja üks väiksem töökoda on siia märgitud. Olukord on Pärnus üsna spetsiifiline, ma julgen öelda. FIE Aivar Tiisler on tegutsenud 90. aastatest alates ja
nii-öelda bussipargi Aivarina on ta tuntud üle Pärnu, kuid olukord on seal selline, et kuna kõik teda teavad, seal käiakse ja järjekorrad on tal pikad, kuid ka minu tegevuse ajal, kui mul oli siis garaaž, tuli sealt väga palju kliente, kes kurtsid, et jah, on sama jutt, nagu foorumites räägitakse, samad probleemi lahendused pakub ta välja, kuid reaalselt olukord ei lahene. Ja selline olukord on tegelikult tänaseni. Ka praegu mul paar korda kuus heliseb telefon, küsitakse Underbonneti elektriteenuseid, pean neile tunnistama, et hetkel ei tegutse, kuid küsin alati juurde, et kust numbri said, mis probleem, miks siis nagu minu poole pöördutakse. Ja vastus on see, et jah, et ei ole nagu väga Pärnus kuskile minna, on käidud siin ja seal, esindus on kallis ja tulemus on see, et kui auto veel vähegi liigub, siis sõidetakse probleemse autoga ja otsitakse tegelikult lahendust ka üle Eesti, sest et tegijaid on Viljandis ja Rakveres ja Tartumaal mõned väga head spetsialistid siis antud valdkonnas elektroonika diagnostika. Ja esindused siis ongi seetõttu märgitud konkurentideks, et paratamatus on nagu viimane koht, kuhu klient tegelikult pöördub, kui mujalt enam abi ei saa, sest et seal ta peab abi saama, sest et see on ju esindus tehase poolt, ütleme siis autoriseeritud ja neil peaks olema justkui kõik võimalused. Turunduse poole pealt EAS-i uuring toob välja, et autoremondi töökojad ei tee reklaami. Nendel on olemas heal juhul valgusreklaam või lihtsalt silt ukse peal. Paremal juhul on kodulehekülg, mis tänapäeval ei ole nagu ka mingi näitaja, see on väga lihtne endal teha, püsikulud on väga madalad ja sellega asi nagu tegelikult piirdub. Ja seetõttu olen pannud mina just väga suurt rõhku turundusele. Avamisel, reklaamid ajalehes, raadioreklaam, nii avamisel kui ka kohe mingi periood peale avamist. Järgnevatel aastatel kampaaniate käigus raadioreklaam, püsiv suhtlemine läbi interneti, kodulehekülg on väga oluline. Seda ma ei kavatse ise teha, kuigi olen ka teinud ja haldan praegu ühte, kuid jätan selle professionaalide hooleks, et see saaks tõsiselt hea, et ta oleks atraktiivne, lihtne, funktsionaalne, sealt saaks esitada päringuid, broneerida asendusauto, broneerida aegu ja edasi Facebooki leht, foorumites suhtlemine, vastamine, seal oma keskuse nimelised kontod, Auto24 foorum, mis seal erinevad foorumid, ütleme, kus see suhtlus käib, just siis Volkswagen Audi Grupi autosid silmas pidades. Ja loomulikult lokaalne välireklaam, keskuse enda sõidukid, esialgu on kindlasti üks planeeritud see asendusauto, kus ei piirduta siis mingisuguse nime ja telefoninumbriga tagaaknal, vaid kindlasti üle auto suured reklaamid. Kuna eeldatavasti asendusauto kujuneb populaarseks, siis ta kogu aeg ringi liigub. Ja lisaks ka taksod. Pärnu taksod, mis on ka Volkswagen Audi grupi sõidukid. Seal on siis planeeritud väike kampaania neile pakkuda, 12-kuuline leping, mille eest siis nendel on kasutada 50% soodustus aasta jooksul kõigile keskuses pakutavatele teenustele. Reklaamid paigaldab siis keskus, et nendele mingit kulu sellest ei kaasne.
ja praegu ma näen, et tegelikult seal erinevaid reklaame ka taksod kasutavad. Turg. Siin ma olen välja toonud nüüd Autoregistri Keskuse aruandest, mis pärineb 2013. aasta esimesest kvartalist. Tegelikult sõidukid on seal registris nüüd 2012. aasta lõpu seisuga. Ja ajavahemik on siis väljalaske aastaga alates 95. See on seetõttu, et umbes sealt maalt on siis kõik nimetatud sõidukid elektroonilise mootori juhtimisega ja 96. aastast on tegelikult ka juba Euroopas, Ameerikas müüdavatel sõidukitel kohustuslik diagnoosipistik ja loomulikult selleks ka need mudelid ja margid on sellega varustatud ja see tähendab seda, et seal juba tegelikult ilma seadmete ja spetsiaalse ettevalmistuseta mingisugust viga leida on keeruline ja neid autosid siis oleks vaja diagnoosida arvutiga ja sellepärast on see aasta ja vanuse vahemik valitud. Ja kui nüüd vaadata markidest, siis tegelikult on päris hästi näha, siit tuleb välja, kui eelistatud on nimetatud margid. Pärnus on registreeritud ja Pärnumaal 26 000 sõidukit, 55 erinevat marki, millest siis veerand on tegelikult Volkswagen Audi grupi sõidukid. Turg on selles mõttes suur, kuid spetsialiseeruda saab väga konkreetselt. Need sõidukid on ehitatud üles praktiliselt ühe tehnika peale, diagnoosiseadmed on ühed ja samad ja ka tihti varuosad, mis tähendab, et laoseisu pidada on lihtsam. Ja siin slaidides mul ei ole nüüd välja toodud, kuid äriplaanis oli viimane lisa ka näidatud, kui palju tuuakse tegelikult sisse kasutatuna Eestisse Volkswageneid ja Audisid, kui eelistatud nad on järelturul. Et selles mõttes usun, et turg on suur ja Pärnu ja Pärnumaa, 26 000 sõidukit võib öelda, et need kõik ei ole ju Pärnus, kuid samas tänapäeval juba käib väga palju isegi välisturiste Eestis autosid hooldamas ja kui sõidukiga tullakse, siis tullakse tihti just Pärnusse. See ei ole küll äriplaani lisa, kuid see mõte on mul peas nagu tiksumas ja tegelikkus selline välja näeb. Lisaks ka täna siin ühe kolleegiga, härra Jaaniga, olen sellel teemal vestelnud. Ka Läänemaalt käiakse Pärnus, sest et kohalikus piirkonnas spetsialiste ei ole ja Tallinn on oluliselt kaugemal. Et selles mõttes võib seda pidada küllaltki reaalseks numbriks. Siin on veel üks lisatabel mul välja toodud, mille alusel ma olen statistikat koostanud. Siit on nüüd näha, milliseid sõidukeid on arvuliselt kõige rohkem registreeritud. Siit saab edaspidi pidada lihtsalt statistikat, millised mudelid konkreetselt, mis mootoriga, mis tüübid, mis aastad on kõige enam levinud. See lihtsustab enda koolitust, töötajate koolitust, varuosade pidamist, kõike sellist. Finantsid. Alustasin keskuse lahtioleku aegadest. 10 tundi tööpäeviti, laupäeval 5 tundi on ta avatud. 2 töömehega ma olen seda planeerinud. Siit on näha, kuidas see töögraafik on nendel koostatud. Kuus moodustab see tegelikult 220 avatud töötundi keskusele. Arvutustes olen kasutanud konservatiivsuse mõttes 200 tundi, mille korrutan läbi koefitsiendiga, ehk et palju siis ma suudaksin töötaja töötunde maha müüa ja korrutatud on see kuude arvuga,
kust on maha võetud siis puhkuse aeg töömeestele. Ja selliselt on kujunenud müüdud tundide arv aastas, mis on ära jagatud vastavalt teenustele, teenuse hindadega. Erinevad hinnad on seal, ütleme, probleemi leidmisel ja hiljem selle lahendamisel, kuna kõige keerulisem osa on siiski see probleem tuvastada, millega siis probleeme tegelikult on Pärnus ja mille pärast kliendid siis ühest töökohast teise liiguvad. Et see on siis kõige kallim teenus ja sealt edasi reaalne remont, mis on juba kiirem ja lihtsam, kui probleem on tuvastatud, siis on odavam. Ja lisaks siis muud teenused on sinna aega sisse nagu paigutatud. Et see tuleb välja siis sealt finantsprognoosist. Algkapitaliks olen ette näinud 65 000, millest olemas on juba varana seadmete ja varuosade ja muu tehnikaga 5000 eurot suurusjärgus. 25 000 planeerin ise lisada ja 35 000 on laenukapital. See peab siis tagama, ütleme, kõik seadusepunktid, et oleks vastavuses, et ei tekiks likvideerimisohtu, ettevõttele oleks piisav likviidsusvaru ja et siis saaks rahulikult see keskus käivitada. Kasumisse planeerin jõuda 2. aasta lõpuks ja 4. aasta lõpuks planeerin juba küllaltki meeldiva käiberentaabluse ja siis peaks juba olema ka alates 2. aastast tegelikult 5 töötajat koos endaga, kuna olen ka ise aktiivne juhataja seal ja ka tegutsen igapäevaselt selle keskuse raames siis. Tänan. Jälle jube sümpaatne härrasmees, et ma seda Audiga tükk aega ja tõenäoliselt hea meelega tooksin Audi sinu juurde. Aga mul on terve rida küsimusi, et kuidas on võimalik, et sa nüüd saad sama kvaliteetset ja hästi teha teenust, aga odavamalt kui margi esindajad, ma ei saa sellest aru. See on tegelikult väga lihtne, sellepärast, et esindustel on rida kohustusi pandud tehase poolt. Nemad peavad vahetama terve detaili, tihti, ja ma ei tea, kuidas siin Tallinnas, ma ei ole väga kursis, aga Pärnus on väga sage tagasiside selline, et jah, me arvame, et see plokk on läbi, see tuleb ära vahetada, see maksab umbes 2000 eurot ja siis me vaatame edasi. Ja selline lause reaalselt öeldakse esinduses välja ja loomulikult, kui auto maksab seal 4-5 000 eurot juba selline vanem, siis klient ei rahuldu kindlasti mitte sellega. Selline on juba mentaliteet kliendil, et ta teab, mis sealt öeldakse ja seda siis on. Minu tegevus on siin selline, et leida reaalselt probleem. Siin on oluline omada väga pädevat elektroonikut, kes suudab selle ploki lihtsalt ära remontida. Ja esindus seda teha ei tohi, aga mina tohin. Loomulikult ma planeerin seda niimoodi, et ma suudan anda mingi garantii ja ma suudan pakkuda niimoodi, et see plokk pärast ka töötab mingisuguse arvestatava eluea, et klient ei tuleks mul 2 päeva pärast tagasi. Ja enam levinud asjad siin on mingisugused, ütleme, uppunud plokid, mis on mati all, elektroonika, need plokid on ära peidetud, need on märjad, niisked, seal on mingid kontaktid oksudeerunud. Ma olen isiklikult ise neid hooldanud, remontinud, vett välja lasknud, sealt kuivatanud ja vahetan seal juhtmeid, tõstan ringi, trükkplaat on oksudeerunud, sealt tuleb lisajuhtmeid vedada, kombineerida. Et tegelikult sellist asja esindus, esiteks neil puuduvad spetsialistid, neil puudub iga huvi ja võib-olla ka aeg selle jaoks, et nad ei hakka seda tegema, nad vaatavad järgi, jah, see plokk on maha põlend, see tuleb välja vahetada
ja ka neil on see kohustus ja sealt see hinnavahe tuleb. Mul ka rida küsimusi, et kui praegu ei suuda teie konkurendid seal Pärnus neid muresid lahendada, nagu pöördunud selle esimese poole, kas te seda oskate öelda, et miks nad ei suuda? Kas konkurendile puuduvad teadmised, oskused, ma ei tea, seadmed? See on nii ja naa. Seadmeid tegelikult juba leidub. Minu seadmed on praegu välja renditud ühele töökojale ja ma ise käin oma autosid seal hooldamas ja selle firma autosid, kellele ma oma teenust pakun. Ma olen uurinud nende käest, et kuidas läheb, kas juba koolitusel olete käinud, kas oskad juba kasutada. Remonditöökodades keskendutakse rohkem, ütleme, nagu riistvarale ja sellele rauale. Ja et elektroonikatöid teha, selleks on vaja elektrikuharidust kindlasti, elektroonikat tunda, elementaarseid asju. Ja sealt mul on vastuseks ka tulnud, et ma ei oska, ma ei saa, ma ei taha. Selle seadmega kaasneb leping, Bossi seade siis konkreetselt, selline teenus, et sul on tööpäeviti tööaja sees võimalik helistada tasuta telefonile, küsida nõu konkreetse sõiduki kohta, konkreetse veakoodi kohta. Nad annavad sulle vastuse kiirelt, jah, kontrolli seda, vaata seda, mõõda sealt see tulemus, kas vastab või vasta sellele näidule. Nad ei helista, nad ei tunne huvi, kas kardetakse, lihtsam on klient ära saata. Võtame midagi muud, keegi teine on järjekorras mingi piduriklotsi vahetusega ja tegeleme sellega. Et see on see põhjus. Kõige jaburam asi on see, et selle sama FIA Aivar Tiisleri juures tuli minu juurde klient, tal oli välja prinditud veakoodi paber käes, samad seadmed nagu minul, tuli klient minu juurde, jah, käisin seal bussipargi Aivari juures, mis sai, vaatas seda, vaatas teist, arvas nii ja naa, täpselt ei teadnud, ei osanud öelda, korda ei saanud, näitas mulle seda veakoodi paberit, ma ütlesin, aga siin on selgelt kirjas inglise keeles, puhtas inglise keeles, härra Aivar on, ma julgen pakkuda üle 50 kindlasti, vanem härrasmees, kes ilmselt inglise keelt ei valda, väga head ja ta lihtsalt, ta ei lugenud seda välja sealt. Ja ma vahetasin detaili ära ja auto töötas, inimene oli rahul ja see sõits minema, soovitaski järgmist klienti mulle, et nii see on. Kas üldjuhul nagu see turundus toimub nagu suhu, ütleme seal Pärnu rendis? Jah, minu puhul küll, kuna kui ma alustasin ka, suuri vahendeid ei olnud, loomulikult nii kui firma registreeriti, kõik reklaamibürood hakkasid mulle helistama, erinevad kataloogid, veebiportaalid, jah, seal mõnega sai väga lolli peaga ka telefonidel leping sõlmitud ja selline see reklaam nagu oli kataloogides ja väga vanades olen ma endiselt, nüüd ma olen ennast sealt ära kustutanud, kuid helistatakse ka siiamaani nende samade infoallikate peale siis minule. Kuid mingit aktiivset reklaami tõesti ei olnud ühtegi reklaami auto peal, kodulehekülje tegin ise. Aga kuidas see teistel nagu konkurentidel on, et ega nad vist väga ei reklaami? Täpselt nii see on. Viimane olukord jällegi sellest kevadest enda auto kliimaseade ei töödanud. Viisin sinna samasse töökotta, kellele ma seadmed remondin, nemad loomulikult lõid käega, viisid auto asi teenindusse, kes tegi raadioreklaami, ise kuulsin, aktiivselt hooldame, remondime teie kliimaseadmeid, teeme kõik korda, viidi auto sinna, täideti süsteem ära, ei töötanud, viidi tagasi, et ei tööta, et tehke korda. Aga ei, et me täitsime juba ära ja me nagu rohkem ei saa ja ei oska ja anti mulle auto katkselt tagasi ja jälle pidin leidma aja ja ise selle asja korda tegema. Küsimus selle turunduse kaavata mis sellepärast, et vaatasin, teil oli planeeritud võrdlemisi kopsakas turundus. Kulud tõenäoliselt on selle turundumisega ka võrdlemisi suured, et kui see enamasti see turundus on nagu levib inimeselt inimesele, et võib-olla see kulu seal on äkki üsna suur või liiga asjatu. Aga ma toetun siiski selle EAS-i uuringule ja püüangi nagu välja tulla ja eristuda ja suurelt alustada
raadioreklaam, ajaleht, suured logod, sildid, et ma kohe saaksin reele, kohe oleks kliendibaas olemas. Et sellepärast ka need suured kulud sinna. Ja siis üks niisugune küsimus veel, et äriplaanis oli teil välja toodud, et teatud tingimusel on kliendil võimalik saada äramaksu. Jah. Kas mehhanismid nagu selle võlgnikega tegelemiseks on ka olemas? No, tegelikult see ongi nagu välja töötamisel, et ma olen selle äriplaaniga nüüd aktiivselt tegelenud siin viimased 2 kuud ja tegelikult minu kolleegid minu kursuselt tegelesid selle finantsosaga. Ma ise olen selle mõtte nagu peas ainult läbi mõelnud, et see võiks olla väga hea nagu turundusnipp, aga see on selge, et ega ma ise seda ei suuda pakkuda, et siin peab kaasama mingid finantsasutusi, pangad või muud sellised, et noh, mul on praegu aega nüüd sügisel sellega hakata tegelema siin, et kas see on reaalne. Minul selline küsimus, et mis 10 aasta pärast see teete teema? 10 aasta pärast ma tegelikult tahan oma tooteportfelli laiendada natuke nagu tuuningu valdkonnas väga spetsiifilisi, ütleme, kuna see autotööstus liigub väga ka, ütleme, elektroonika poole peale üle ja väga huvitavaid lahendusi on siin tulemas, et kõike seda, et esialgu nagu hooldusega see asi käima panna ja sealt edasi kogu aeg vaadata ja juurde tuua, ütleme, erinevaid lisasid, mis on võimalik paigaldada sõiduautodesse, kõik multimeedia, lahendused, asjad, et uutel autodel loomulikult tehased need paigaldavad, aga ikkagi meile siia jõuavad autod järelturult väga paljuski ja seal, kes on omale tellinud, kes ei ole, et neid asju juurde panna. Lisaks, eks näis, et miks mitte Pärnus ruumi on, et avada päris enda maja ja kompleks. See tähendab ikkagi suhteliselt. Ja. Ülejäänud küsimustele saan kõigile vastus. Okei, võib-olla kommentaariks nii palju, et minu meelest selle äriplaani enda koha pealt kokku panemise mõttes on see kindlasti üks kõige selliseid põhjalikumaid äriplaane, kus on ka tegevused ja läbimõeldud väga selgelt olemas, et selles mõttes hästi positiivne. Minu ainuke selline minu just kõige suurem nõrgem lüli on see kapitali kaasamine, et kui tõesti nii kvaliteetselt üritada ühte autogaraaži teha, siis tegelikult tõesti ma arvan, et see 60 000 isegi on adekvaatne number, siis ta sinna ära kulub. Ja küsimus pigem niipidi, et kus saad selle? Miks pank peaks andma 35 000? Tagatiste asjade mõtlesid, mis iganes? No mul on üks korter, jah, mida ma tagatiseks tegelikult siin valmistan, et loomulikult ma hea meelega seda sinna ei paneks ja ma tahan kõik riskid maandada, sest et mul on 2 last vaja üleval pidada ja loomulikult ma selle peale mõtlen. Aga pangas ma ei ole samamoodi veel käinud selle äriplaani sellise versiooniga, aga miks mitte? Oma kapitali sellepärast ma ka olen nii palju kaasanud, et seda saada ja see kõik on nagu osa kapitali seal äriplaanis suunatud. Okei, tagurti küsimus, et see ei ole mitte üldse pahatahtlik, et ma vist arvan ka, et head pankrotist õpib ettevõtte oluliselt rohkem kui üldse eduloost, aga et mille pärast eelmine see kustus? Sellepärast, et asukoht oli väga vale. Mul puudus tegelikult julgus. Ettevõte oli mul esimene ja ma tegutsesin tegelikult niimoodi, miks oli ka konkurentidesse auto 88, ma tundsin ära iseenda seal. Tal olid täpselt samad seadmed, üks inimene tööl, ise firma omanik, tegutseb, väike garaaž, selline, et pisike madal, puituksed, lähed sisse, vaatad, 4 seina ja mingisugune tõstuk seal. Ja mees tegutseb samade seadmetega, nagu mina alustasin, et ma proovisin ta ära, andis kogemusi ja sellepärast ma planeeringi tegelikult nüüd suurelt alustada, kõik see reklaam sinna juurde. Tal samamoodi ei ole, kodulehekülg on näha, on Edis siis ise tehtud, mida me siin koolis niisama harjutasime ja proovisime lihtsate vahenditega
reklaamiks tal on silt ukse peal autoremont-diagnostika, nagu neid Pärnus mitmeid on. Küsin viimasena, et kui nüüd nii-öelda jätame pangaraha välja 35 000 ei saa, täna siit saab 5000 tuge ja endal on ka 25 000, kes siis ka tuleb karas või? Ehk 25 000 või ütleme siis 30 000. Ma hakkasin seda äriplaani tegema tõsise huviga ja entusiasmiga. Sellest 5000-st ma ei teadnud midagi. Ma kuulsin sellest konkursist alles siis, kui äriplaan oli praktiliselt valmis. Nii et... Ei mõtlen pigem, kui näiteks ütleme see pank välja. Kui pank välja, et... Jääb ainult oma finants. Ma ei julge riskida, sellepärast, et siis on jällegi poolik lahendus ja ma hakkan kuidagi nipitama. Ma pean hakkama midagi välja jätma. Et siis ma ei saa seda ju äriplaani niimoodi ellu viia ja siis on teine äriplaan. Ma küsiksin ka veel paari asja üks kommentaari ja pärast kommentaari alguses küsin. Et sa rääksid hästi palju autoturust. Tegelikult sinu turg ei ole autoturg, vaid sinu turg on tõenäoliselt elektroonika ja diagnostika tööd. Ja sellest ma ei saanud küll aru, kui suur see turg on ja kui sa räägid Pärnumaast, kus sinu geograafiline asukoht on, et kui suur see turg seal on. Ja kust tuleb su julgus võtta näiteks 2., 3., 4. aastasse ja ligi 200 000 käivet, 150–200. Et see turu määratus minu jaoks on väga segaseks. Ja mulle tundus, et see turg tekkis sul selle pealt, kui palju sinu töötaja efektiivsus, kui palju sul on töötajad ja palju nad suudavad tegelikult mahtu teha nende tundide jooksul, mida sa näitasid. Minu meelest on see natukene tagurpidi loogika. Selles mõttes see on tagurpidi mul koostatud küll, jah. Aga seal ma lähtusin sellest, et mul on hooldus korraline ja ütleme siis, kui on mingid probleemid sõidukil ja ma näen oma tutvusringkonnast, kuidas autod käituvad, mis probleemid on, milliseid autosid ostetakse. Üldjuhul on see, et Eestisse tuuakse kasutatud sõiduk, mis on 200 000 vähemalt läbisõiduga. Kes on minu klient, mis siin salata, ma panustan tegelikult Soome ehitaja peale, kes ostab väga kalli auto, mis on kulunud suurte lisadega ja seal on asju, mida remontida ja hooldada. Teiseks on see, et ma lähtusin finantsides töötaja efektiivsusest ja töötundidest. Aga praegu hoolimata sellest, et probleeme on töökodades ja ei suudeta lahendada kliendi jaoks neid probleeme, on järjekorrad. Sa ei saa kohe löögile. Tule homme 2 päeva pärast. Et mul on teine soovitus sulle, meil aeg lõpeb otsa, et mul on lihtsalt soovitus, et keskendu ma olen kindel, et sa selle alati teed, suhteliselt arvan, et sa sellega hakkama saad ja sul läheb hästi, aga keskendu oma tegevustes iseenda tugevatele külgedele, iseenda promomisele, aga mitte teiste maha tegemine on palju öeldud. Et ära pööra sellele tähelepanu, et see ei ole üldse minu meelest tähtis. Tähtis on see, et sul endal hästi läheb ja sina oma tugevused välja tood.